Nii, tere! Lähme siis esimese ülesande juurde. Tegelikult teiste ülesannete lahendamine on samamoodi sõltumata moodulist, aga kuna tegemist on esimese ülesandega, siis ma natuke põhjalikumalt räägin, et kuidas neid ülesandeid lugeda ja kuidas esitada. Nii, et läheme siis, oleme siis moodulis, hakkame otsast peale, oleme moodulis tekstitöötlus. Kerime noolest või kerime hiirega siia allapoole ja võtame siis lahti ülesanne 1. Ja siit kõigepealt alustate sellest, et laete alla ülesande 1. Nii, avate selle. Ma soovitan selle kohe omale salvestada. Et kas te teete omale mingi kausta? Soovitan kindlasti teha kaust, aga praegu ma lihtsalt siis salvestan. Näiteks teeme siis desktopile. Teeme siis kausta. Nii, mul siin läheb natukene nüüd aega. No nii, nüüd ta teeb mul, ma tean, mitu kausta. Siin on väike. Uuesti näete, nüüd on mul siin mitu kausta. Nii, teeme kausta, paneme talle nime. Näiteks Wordi ülesanded. Nii. See on nüüd minu selline arvuti iseärasus. Wordi ülesanded ja ülesanne 1 ja ma soovitan kohe lisage siia ülesande juurde oma nimi, perekonnanime. Võite eesnimega kirjutada. Mina kirjutan siia ülesanne 1 Roosileht. Nii. Ja nüüd te saate automaatselt salvestada, et teate, et kõik on õige. Nii. Ja näiteks harjutus 1, teksti vormindamine. Vorminda vastavalt alljärgnevas lauses öeldule ehk ongi esimene ülesanne, kasuta fonti Arial Black. See tähendab, märgistate teksti ja valite siit ja nüüd on see asi, et kui salvestab, siis ei lase niiviisi valida otsinguga. Ja otsite siit siis üles, tegelikult te saate sisestada. Otsite Arial Black, näete, ja ongi ülesanne tehtud. Nüüd võtad teine ülesanne, kasuta fonti Times New Roman. Nii, mul on see siin praegu automaatselt olemas, nii et saan enteriga ära märkida. Muuda tähe suurust nii, et see oleks 24. Nii. Kasuta jämedat vormingut, bold, teeme ära. See lause vormindage kaldkirjas ehk itaalik. Kriipsuta läbi 2 kriipsuga. Nüüd vaatate, kui te kenasti lugesite, siis näete, siin on olemas selline koht nagu double strike row. Nii. Ja nüüd indeksid. C2, kasutame alahindeksit, A6O, kasutame alaindeksit. Ma siia edasi ei liigu. Muuda tekstivärvi, muudate tekstivärvi ja nii edasi. Nüüd vormindamine. Nüüd on siin öeldud, kasuta faili lihtsalt tekst. See on nüüd see, mis ma teile ütlesin. Nii, kohe ma lähen tagasi. Oma lehele. Me laadisime alla lihtsalt tekst. Nii. Ja salvestan selle ka nüüd samasse kausta. Nii, lihtsalt tekst ja panen siia ka kindlasti Roosileht. Ja tegelikult oleks hea, kui siia ette panna ka ülesanne 1. Aga ei pea olema, sest te laetada üles just nimelt sellesse kausta. Nii, see on olemas ja nüüd vaatame, mis see harjutusülesanne siin oli. Vorminda teksti nii, et font oleks Arial, põhiteksti suurus 12 ja tekst rööpselt joondatud. Nii et Arial 12 märgistate ära kogu teksti. Valite siit Arial, siis 12 ja rööpjoondus. Tegelikult Ctrl-A
kui te Ctrl+A märgite, siis ta teil tegelikult peaks kogu teksti ka märgistama. Nii. Ja nüüd on harjal ja tähe suurus 12 ja rööpjoondus. Ka tulevikus tuleb teil tööd sellega teha, nii et kindlasti see lihtsalt tekst tasuks jätta omale arvutisse. Nii, ja vaatame, mis meil oli järgmine. Reavahe 1,5, esimene pealkiri suurusega 26 ja nii edasi. Nii, reavahe 12, Ctrl+A jällegi saate ära märkida ja nüüd saate valida. Reavahe oli, nii, kohe vaatan üle, mis see oli reavahe 1,5. Reavahe, saate siit kiirklahvist, nii Ctrl+Alt ja Ctrl+A, saate siit 1,5 kohe valida, aga saate ka siit paragrahvist valida, näete, line spacing, single on siis ühekordne, 1,5 on kõik, nii. Ja nii lähete siis rida-realt, need ülesanded täidate ära, mis siin kirjas on. Siin on ka numeratsiooni ja täpploendi kasutamine. Ja kolmas ülesanne on siis objektide lisamine. Te võite siia ja teha mingid sarnased skeemid. Siin võite siis teha kas täiesti, mina soovitaks teha 2 varianti, kas teete täiesti uue faili või teete siia lõppu. Nii et siin on 3 ülesannet tegelikult. Ma hea meelega soovitan teil ikkagi teha täiesti uus fail. Nii, fail, uus fail. Võtame siit uue faili ja paneme selle ülesande siia. Harjutus 3 ja salvestame ta kohe ka ära. Fail save as. Nii, ja sinna, kus te enne nii võidi ülesanded, harjutus 3 ja roosileht. Nii, ja siis kohe siia saategi siis panna selle ülesande. Ülesanne oli siis siin selline, et tuleb siis lisada erinevaid objekte. Saate neid siia joonistada. Näete, objekti puhul on siin menüüs või kohe selline ala silt shape format. Saate siit valida, mis värvi ta teil on, missugust värvi jooned tal ümber on. Saate siin muid efekte valida. Nii, lisame veel mingisuguse, nii, võtame mingi ikooni siit. Katsetage erinevaid asju, ma ei tea, tammetõru, lisame siia. Jällegi te saate siit seda värvida. Nii. Ja põhimõtteliselt selle oskuse, see oluline, mis te peate oskama teha, on see, et kui teil on objekt, siis te oskate muuta selle objekti positsiooni. Kuidas ta paikneb siis võrreldes tekstiga, et ta ei ole kindlasti alati täpselt real. Ja te oskate grupeerida neid objekte. Võtame siit veel midagi, näiteks võtame mõne pildi. Vaatame mingi pildi. No. Ja võtame mingi teise pildi, näiteks sellise. Nii, sest seal oli üks ülesanne ka. Nii, pildi suurust saab muuta, näete siit menüüst, vähendades selle pildi suurust. Mina soovitan alati kasutada siis ikkagi proportsionaalset vähendamist. Muidugi saate alati, näete, vedada, suurendada, väiksemaks teha ja nii edasi. Saate lõigata pilti, crop. Nii, vajadusel saate lõigata, crop. Nii, ja tegelikult siis on mitu ülesannet. Kõigepealt ma saan seda tausta siin muuta. Selleks iga kord, kui te klõpsate pildil, siis on teil nagu see picture format avatud. Ja näete, siin on ka selline võimalus, et set transparent color, ehk te saate seda tausta siit ära võtta. Näete, taust läks valgeks.
ja põhiülesanne oli siis see, nii, ma nüüd olen siin vahepeal neid erinevaid pilte lisanud. Nii, kui te ei saa aru, mis teil dokumendis toimub, siis tasub alati vaadata siis neid, siin on see show hide nupp, mis siis näitab, mis teil siin dokumendis toimub. Kas teil on liiga palju tühikuid või mis teil seal on. Nii, ja jällegi teeme siis selle ka natukene väiksemaks. Nii, ja ülesanne on siis need muudame ka positsiooni. Siin ka muudame positsiooni, et saaksite neid nii-öelda vabalt liigutada ja saame objektid ühendada. Nii, see on meil jäänud veel siia. Nii, ja objektide ühendamiseks märgistate ära ühe objekti, siis hoiate all shift klahvi. Nii. Ei saa aru praegu, miks mul see objekt nüüd siin. Nii, kõikide objektide märgistamiseks hoiate all shift klahvi ja parem klõpsuga näete, on teil siin grupeerimine ja teete grupp. Ja nüüd on tekkinud teil, samas te saate selle rühma sees ka neid pilte veel nihutada ja on tekkinud üks grupp, ehk kui te siin nii-öelda saad liigutades, ta liigub juba grupina. Nii. Ei taha seda sümbolit väga siia võtta. Nii. Ta võtab sümbolit pigem tekstina, nii et ma võtan siit, ma liidan selle grupiga, et hoiate all shift klahvi ja jälle grupp ja grupeerite. Nüüd on üks suur grupp. Nii, ja see on meil siin, nii, miks ta, nii, saime sellele ka pihta ja grupeerime nad ära. Nii, nüüd on meil tekkinud üks suur grupp. Et siin grupi sees me saame neid liigutada, aga saame ka kõike korraga liigutada. Nii et proovige, katsetage, kuidas see asi töötab ja kui tahate lahti saada, siis parem klõpshiirega ja siin on parem klõpshiirega ja siin on siis jälle grupp ja on grupp ja on nad jälle lahti. Nii et ilusat katsetamist teile ja kindlasti ärge unustage salvestada, et tegelikult Wordil, kellel on nii-öelda pilveteenus olemas, on autosave nupp, aga muidu ärge unustage kindlasti seda save nuppu vajutamast, et teie töö ja vaev kaotsi ei läheks. Nii et minu poolt siis seekord jälle kõik ja edukat toimetamist!